tere! Õpetaja Kairi siin. Tänases videos harjutame kümnendmurdude jagamist. Selleks, et kümnendmurdu jagada, me peame kasutama jagatise põhiomadust, mis siis lubab jagatavat ja jagajat korrutada või jagada ühe ja sama nullist erineva arvuga. Meie siin korrutame selles näites 10-ga. Miks 10-ga? Sellepärast, et jagajaks peab saama täisarv ja 2,3-st täisarvu saamiseks tuleb teda siis 10-ga korrutada ehk liigutada koma üks koht paremale. Sama tuleb teha ka jagatavaga. Ja saame uue jagamise tehte 96,6 jagatud 23-ga. Ja nüüd alustame jagamist. Vaatame 23 ja 96, mitu korda 23 siia mahub, saame tulemuseks 4. 4 korda 23 on 90, on 92. Lahutame 96-st 92, saame tulemuseks 4. Ja nüüd me näeme siin koma. Ja nüüd, kuna meil koma on siin, ja alla tuues 6 me kasutame juba kümnendikke, see tähendab, et kui nüüd vastusesse tuleb kindlasti panna koma. Ja nüüd on meil siis vaja 23-ga jagada 46, teame, et see on 2 ja tulemus on siis 4,2. Saadud vastus tuleks siis ümber kirjutada ka esialgsesse ülesandesse. Teeme ühe näite veel. Meil on siin 13,448, mida on vaja jagada 0,82-ga. Esimese asjana vaatame, jagajast on tarvis saada täisarv ja koma on siis vaja liigutada 2 kohta paremale ja 2 kohta paremale tuleb seda teha, liigutada siis kindlasti ka esimeses arvus. Saame uue jagamise tehte 1344,8 jagatud 82. Ja nüüd vaatame, mitu kohta võiks vastuses enne koma olla. Seda on kaval teha, et mitte vastusega eksida. Me näeme, et esimesed 2 numbrit on 13 ja jagajas on 82, siis tähendab see seda, et esimese jagamise tehte me peame tegema 134 jagatud 82 ja siis siia jääb veel 4 alles enne koma, ehk siis vastusesse tuleb kindlasti 2 kohta enne koma. Ja nüüd alustamegi jagamist 134 jagatud 82-ga. Annab siis esialgseks tulemuseks 1, sest 82 mahub sinna sisse 1 korra. Lahutame, saame 2 ja 5 kümnelist, toome 4 alla. Siia sisse mahub 82 6 korda, vastuses on 2 kohta olemas, järelikult paneme ära koma. Ja nüüd korrutame 6 korda 82, 6 korda 2, 12, 1 jätame meelde, 8 korda 6 on 48, võtame nüüd selle 1, paneme siia juurde, saame 49. Lahutame, saame 2 ja 3 ja toome 8 alla, saame uueks jagatavaks 328 ja sinna sisse 82 mahub täpselt 4 korda. Lõpetame jagamise ja saadud vastuse kirjutame kindlasti ka esialgsesse tehtesse ära. Oleme nüüd natuke koos harjutanud, tee seda sinagi. Edu sulle!